No tervist! Pole ammu kohanud, pole ammu vestelnud, pole ammu videot üles pannud. Miks? Eks nendest põhjustest ma mingi hetk teen eraldi video, aga täna ei ole see päev ja selle video jaoks ma vajan natuke rohkem aega, aga kindlasti ta tuleb, kus ma siis selgitan tagamaid, miks siia midagi ammu postitatud pole. Aga tekkis siin vahepeal selline mõte, et hoida oma vaimu teravana ja et treenida oma esitlusoskusi ja ka kasutada seda videote tegemist jällegi teraapia vormina. Et tekkis siuke mõte, et hakkaks postitama kord nädalas selliseid infoturbe uudiseid, mis võiksid huvi pakkuda ka tavalisele inimesele, mitte vaid IT-inimesele või tehnilistele inimestele. Ja kui mina saan sellest oma kasu, siis loodetavasti saad sina kui vaataja sellest ka mingit kasu, et siuke win-win olukord. Lähekski siis uudiste juurde. Esimest uudist ei pea üldse kuskilt kaugelt otsima. Eile avaldati ajalehes Postimees TalTechi juhtivteaduri Ago Samosoni arvamusartikkel, kus ta siis kasutas ühte TalTechi magistritööd oma arvamuse toetamiseks. Esiteks, too long to not read versioon minu mõtetest on see, et kohalikud valimised on tulemas ja see artikkel ilmselgelt oli kallutatud ja sellest on nüüd kõvasti need erakonnad vett oma veskitele juurde saanud, kes on olnud läbi aastate väga kriitilised e-valimiste suhtes. Aga nüüd faktidest või sisust ka. Lugesin nii artiklit kui ka põgusalt seda magistritööd. Magistritöös teoretiseeriti siis väga hüpoteetilise olukorra üle, mille realiseerumise puhul ei oleks olnud tagatud 100% auditeeritavus. Töös toodi välja ka siis ettepanek, kuidas seda olukorda lahendada ja tegelikult Vabariigi Valimiskomisjon realiseeris selle ettepaneku juba 2024. aasta Europarlamendi valimisteks. Ehk et seda olukorda ei ole enam olemas, millest juttu käib selles arvamusartiklis. Siis ei magistritöös ega ka selles arvamusartiklis ei toodud välja selle teoreetilise riski realiseerimise tõenäosust, ei toodud välja ründevektorit, et kuidas sellist olukorda tehniliselt päriselt nagu üldse tekkida võiks või kuidas seda tekitada saaks. Ei toodud välja ka tegelikke juba olemasolevaid kompenseerivaid kontrolle, mis selle riski maandamiseks olemas olid. Ehk et siuke, nagu üks sõber ütles, responsible disclosure oli puudus mõlemalt poolelt. Kui veel sügavamale kaevuda ja puududega metsa vaadata, siis jäeti mainimata nii artiklis kui ka siis tänases Postimehe juhtkirjas selline tõsiasi, et nii artikli autor kui ka erakond Eestimaa Rohelised, mille nimekirjas autor vähemalt 2 Riigikogu valimistel kandideerinud on sellel teemal juba ka varasemalt nii valimiskomisjoniga kui ka avalikkusega vägikaigast vedanud, muuhulgas ka näiteks ajalehes Pealinn. Õnneks küsis Postimees kommentaariga valimisrakenduse autorilt Tarvi Martensilt, kes sisuliselt märkis kõikide artikli autori väidete taha punaselt vale, vale, vale. Siinkohal ma tõmbakski sellele uudisele joone alla, lihtsalt ma ei näe pointi selle väga edasises kommenteerimises. Järgmine uudis
tuleb aga kaugelt Ameerika maalt, kus on väga huvitavad arengud käimas. Nii Eesti meedia kui ka välismeedia on juba kajastanud Elon Muski ja Donald Trumpi tegemisi föderaalvalitsuse kulude kokkutõmbamisel ja hetkel on käimas skandaal siis sellise agentuuri ümber nagu USAID ehk siis USA välisabiagentuur, kus Musk soovib seda üldse täielikult kinni panna. Suleti ka siis selle agentuuri peakontor, ei lastud inimesi enam tööle. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Sama agentuur on pildis ka sellise teemaga, mis puudutab infoturvet. Ehk et selle agentuuri pilveteenused, nende üks testkonto või testsüsteem võeti pahalaste poolt üle. Kasutati ära väga lihtsat parooli spreirünnet ja saadi siis sellesse süsteemi ligi ja installeeriti sinna krüptokaevandus. Ja mis see siis tegi, genereeris USAID-ile $500,000 arve. Siuke kurioosum. Jätkame USA lainel. X, endise nimega Twitter, jätkuvalt väga teemaks sealne kontode ülevõtmine, ehk siis kuulsate inimeste kontode ülevõtmine ja nendel kontodel igasuguste krüptorahade reklaam. Ja möödunud nädalal jällegi olid mingid kontod, sellised kuulsamad kontod pildis, näiteks Nasdaq, siis üks Breaking Bad seriaali näitlejatest. Ja jällegi, kontod võetakse üle, reklaamitakse nendel kontodel krüptoraha. Pahalased lihtsalt siis teenivad selle pealt, kui see nüüd reklaami tulemusena selle krüptoraha väärtus tõuseb, siis pahalased lihtsalt teenivad selle pealt, teenivad raha. Nasdaqi konto võeti üle väga elegantsel moel, ehk siis tehti võlts affiliate konto, millele siis postitati seda krüptoraha reklaami ja Nasdaq poolautomaatselt retweetis nende sõnumeid ja pahaimumatult reklaamis siis ise seda krüptoraha. Eile oli vist see, kui võeti üle ka Donald Trumpi konto, mitte nüüd otseselt siis läbi X-i enda, vaid läbi sellise teenuse nagu Bitly, mis on siis pikkade veebiaadressite lühendamise teenus ja kasutati ära sealset turvaauku, mis võimaldas juba varasemalt genereeritud lühilinkide taha panna uusi linke ja niimoodi siis võeti üle Trumpi varasemad ammused postitused, kus olid lühilingid sees ja need lühilinkide taga olev aadress asendati jällegi krüptoraha reklaamidega ja muuhulgas ka mingite Trumpi photoshopitud alasti piltidega. Siuke kurioosne uudis. Järgmine uudis tuleb natuke lähemalt sellisest kohast nagu Inglismaa ja peategelaseks on tuntud elektroonika- ja kellafirma Casio ja nende veebipood casio.co.uk, mis samuti võeti siis pahalaste poolt üle, lisati sinna lehele uued skriptid, mis loeti lehele sisse siis, kui pahaimamatu ostja hakkas ostu sooritama või siis seda makset sooritama ja siis päris maksevormi asemel loeti sisse pahalaste maksevorm, mis kogus
ostja isikuandmeid, krediitkaardi andmeid ja saatis need Venemaale. Esimese hooga saadeti andmed ära, ostja ise sai veateate ja selle veateate järgselt loeti sisse päris maksevorm ja inimene sisestas siis sinna uuesti oma andmed ja sai ostu sooritatud, ehk siis tal ei pruukinudki tekkida üldse mingit nägemust sellest, et andmed oleks kuhugi lekkinud või midagi oleks kuskil valesti läinud. Mis on eriti kurioosne selle asja juures on see, et Casiol on ka varasemalt olnud infoturbega seotud probleeme ja selline krediitkaardi firmade konsortsium nagu PCI on loonud tegelikult juba ammu oma turvastandardite kogumi, millele peavad vastama kõik ettevõtted või kõik kaupmehed, kes tegelevad kaartide ja krediitkaartidega, kaasa arvatud siis ka Casio. Ja seal on väga selgelt toodud üks nõue, mis puudutab just nimelt väljaspoolt veebilehele loetud skripte. Ja Casio mingil moel seda ka täitis, aga mitte lõpuni, vaid väga lõdvalt. Ehk et skriptid loeti sisse, neid ainult raporteeriti ja mitte ei raporteeritud neid skripte ei blokeeritud, raporteeriti ja mitte ei raporteeritud kuhugi logidesse või siis Casio enda administraatoritele, vaid raporteeriti lihtsalt brauseri konsooli. Ehk et sihuke arusaamatu. Tehniliste inimestele siis tegemist on, või jutt käib Content Security Policy'st, CSP-st. Sihuke värk, et sellised olid hetkel uudised. Kui sulle sellised uudised jätkuvalt huvi pakuvad, siis kommenteeri siia postituse alla ja anna mulle teada, kas tahaksid veel kuulata ja kas tahaksid kuulata neid eraldi kanalist või sobib seesama kanal. Näeme jälle.